Ettekandjaks on samuti Integratsiooni Sihtasutusega väga pikalt seotud Eda Silberg, keda te ka küllap hästi tunnete. Tänasel hetkel töötab Eda Kultuuriministeeriumis ja räägib lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest, õigupoolest siis lähemalt soovitustest ja ettepanekutest kohalikele omavalitsustele. Palun, Eda, lava on sinu. Tere hommikust, Valgamaa! Mul on rõõm teid kõiki näha. Lehvitan ka siit poolt. Et viimase aasta jooksul on tööalaselt olnud Valgamaaga ääretult palju kokkupuutepunkte. Ehk et meil on väga hea näide sellest, kuidas tegelikult riik ja kohalik omavalitsus on asunud ühte väljakutset koos lahendama. Näiteks Valga linnas me räägime praegu sellest, kus me teame, et on ääretult suur Rooma kogukond ning Rooma kogukonnaga loomulikult on paraku kaasas käinud need teemad, mis on olnud seotud hariduselus osalemise ja tööturu teemadega ja siin on see teema olnud meil ühes lahendada, kus siis riik ja kohalik omavalitsus on otsustanud koos pakkuda tuge ehk et oleme siis käivitanud mentorite projekti, mida veab Integratsiooni Sihtasutus omalt poolt. Me oleme kaasanud Valga linna aruteludesse, mis on seotud olnud meie Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade laiendamisega ja seetõttu on olnud neid kokkupuutepunkte Valgamaaga hästi palju. Need on olnud kõik väga sisukad arutelud, väga konstruktiivsed ja seetõttu on mul väga hea meel tänada ka avalikult kõiki, kes nendes aruteludes on osalenud, eriti just kohaliku omavalitsuse töötajaid, et me oleme jõudnud sisukate aruteludeni ja ka tegelikult väga hea praktikani. Nüüd see, mida me saame omavalitsuste poole pealt ju väita Eestis on see, et meie pilt on hästi kirju. Ehk et me tegelikult riigi poolt ühest küljest soovime detsentraliseerida oma teenuseid, teisest küljest omavalitsused ise on asunud neid teenuseid tsentraliseerima ja kui me vaatame meie haldusreformi, mis tegelikult kestis ikkagi väga pikka aega, alates 1995. kuni siis 2017. aastani, kus selle aja jooksul 253 kohalikult omavalitsuselt me liikusime siis aastaks 2014 213 omavalitsuseni ja nüüd siis aastast 2017 on meil kokku 79 omavalitsust. Ning vaatamata sellele, et omavalitsuste arv on vähenenud, ei tähenda see seda, et need teemad, millega iga omavalitsus kokku puutub, oleks siis sarnased või siis oleks ka need vähenenud, vaid pigem ongi see, et kui me ikkagi Eesti kaarti vaatame, siis omavalitsused on erineva suurusega ja ka need teemad, millega koha peal kokku puutuda tuleb, on erinevad. Nüüd see, mis puudutab meil lõimumis- ja kohanemisvaldkonda, siis me siin saame tuua kaks olulist teemat, mille puhul me neid erisusi näeme. Üks on eesti keele teema ja teine oleks meie sihtrühma päritolu ehk et tagasipöördumine või siis ka rändeteema ehk et kust on Eestisse tuldud. Kui me nüüd vaatame Eesti kaarti ja vaatame eesti keele oskust, siis keele teema on kindlasti oluline ka Valgamaal. Ehk et ja me näeme ka, et Ida-Virumaa on loomulikult see koht ning ka Tallinn loomulikult. Ja küsimus ongi selles, et kuidas meie inimestele anda infot, mis keeles seda infot anda, kuidas tegelikult sihtrühm teaks, millistes teenustes osaleda ja kuidas nii-öelda vahetult ka nende inimestega kontakti saada. Nüüd vaadates uuesti statistikat ka eestlaste osakaalu kohta, siis me näemegi, et siin ka Valgamaa on tegelikult 3. kohal ja eestlaste osakaalu pealt ning see ka ikkagi toob ju kaasa omad väljakutsed Valgamaale. Nüüd, kui me vaatame tausta ehk et kust on inimesed meile elama asunud, siis siin me saame välja tuua, nüüd sinistega te näete, on siis need kastid, kus on siis toodud ära inimesed, kes on asunud Eestisse elama Euroopa Liidu riikidest ning valgel taustas olevates kastides on siis need inimesed, kes on asunud Eestisse elama kolmandatest riikidest. Ja kui me vaatame nüüd Valga maakonda, siis me näeme, et tegelikult
inimesed, kes Euroopa Liidu riikidest on tulnud, siis Valga on siin 3. kohal, 1. kohal on loomulikult Tallinn ja teisel on siin meil Tartumaa, aga Valga on siis see piirkond, kuhu Euroopa Liidu riikidest inimesed on ka väga suurel määral elama asunud. Nüüd kolmandate riikide koha pealt, kui me vaatame, et kus siis on tulnud, enamasti me räägime siin Vene Föderatsioonist ja Ukrainast, siis on siin teemaks loomulikult Tallinn, Pärnu ja ka Tartu, need kohad. Aga jah, et need on kindlasti need väljakutsed, kus siis lõimumise kohanemise valdkonnas tuleb väga selgelt otsa vaadata. Valgamaa koha pealt, mida veel tegelikult siia juurde öelda, on see, et Valga eripäraks on loomulikult tema kaksiklinna staatus. Valga linnale on eripäras ka see, et meie see rändesaldo on positiivne ja mida võib kindlasti ka eespool sain märgitud, et Valga eripäraks on Rooma kogukonna suur esindatus ja suhtarv just kohalikesse elanikesse. Et need on need, mis nii-öelda väljapoolt siit kaugemalt Valga peale vaadates meile siis paistab. Nüüd, kui me vaatame üldisemalt kogu lõimumis- ja kohanemisvaldkonna temaatikat Eestis, siis on üks teema ka loomulikult see, et inimeste kodakondsus ja seotus Eestiga. Tänasel hetkel meil Eesti kodanikke on siis suurem osa ehk et 95% circa on meil Eesti kodanikke, 5% on siis need, kas on siis kas määratlemata kodakondsusega või siis ka mõnel juhul on meil asukoht teadmata. Ja kui me räägime nüüd teiste riikide kodanikest, siis kõige rohkem on meil Vene Föderatsiooni kodanikke ja Ukraina kodanikke. Ehk et suuremas osas ka keele pealt me saame siin väita seda, et enamasti need teenused, mida me pakume, me oleme teinud seda siiani eesti ja vene keeles, kuid vaadates erinevaid rändetrende, siis inglise keele tähtsus teenuste pakkumisel ja info jagamisel on ka tõusmas. Ning lõimumispoliitika kujundamisel me oleme siiani väga palju tuginenud just meie endi inimeste arvamusele, tagasisidele. Me oleme kaasanud poliitika kujundamisse ka kohalikke omavalitsusi ning selliste maakonnatuuride korraldamine ei ole meile ju uus. Me oleme teinud neid tegelikult järjepidevalt ja viimane maakonnatuur lõppes meil just eelmisel aastal, kus me saime teie käest väärtuslikku infot valdkondliku arengukava koostamiseks ja ka tegelikult on ka praegu plaanis Siseministeeriumil jätkata maakonnatuuride korraldamist ning teie käest tagasiside saamist, et me ei ole sellel arvamusel, et kõik teenused, mis saab välja kujundatud, saavad olema nii aegade lõpuni, vaid pigem lõimumisvaldkonna planeerimisel ja tegevuste elluviimisel on hästi oluline tagada paindlikkus. Paindlikkus ja kohanemine oludega ning kohanemine sihtrühma vajadustega. Ning lõimumispoliitika üheks eripäraks on ka see, et ta on ääretult horisontaalne. Ehk et meil on kokkupuutumisi nii tööturu, hariduse, sisepoliitikaga kui ka välispoliitikaga ja sestap on need mehhanismid, mida meie saame oma eesmärkide saavutamiseks teha, baseeruvad ikkagi väga tugevasti just koostööl. Ning selleks ongi hästi oluline, et neid koostööplatvorme oleks, et oleks neid nii poliitika juhtimisel kui siis koordineerimisel kui ka elluviimisel. Kohe kindlasti on lõimumisvaldkonna ja kohanemisvaldkonna eripäraks see, et ilma partneriteta on siin valdkonnas väga raske edu saavutada ja ka tegelikult ilma kohaliku omavalitsuse toeta ei ole seda ammugi mitte. Nüüd, miks siis lõimumispoliitikat üldsegi kujundatakse ja miks ta tegelikult ikkagi jätkuvalt oluline on see, et iga inimene siin Eestis tunneks ennast hoituna, turvalisena ja oleks tal võimalik ka ennast teostada. Ehk et me eeldame ja näeme seda, et inimesed siiski aktiivselt osalevad meie ühiskonna elus ja saavad ka Eesti ühiskonna ellu panustada. Ning lõimumispoliitika loomulikult tagab ka selle, et see aitab kaasa sellele, et meie keel ja kultuur säilivad, meie rahvastik on jätkusuutlik ehk et meie iive ja rändesaldo on positiivne ning see, et meil tegelikult siin oleks kõigil ikkagi turvaline ja hea elada. Nüüd,
lõimumine ja kohanemine ei alga lihtsalt nii-öelda, et kui inimene on siia saabunud ja siis temaga tegelema hakatakse, vaid olemuslikult, kui me vaatame seda ajatelge, siis nii Eestisse tagasipöördumine ehk et meie kodanikud, kes on läinud Eestist välja ja soovivad tagasi pöörduda, või siis ka need, kes on valinud kas tööalaselt, pererände tõttu või mingil muul põhjusel Eesti oma elamiskohaks, nad asuvad infot otsima eelkõige erinevate e-kanalite kaudu. Ja siin on suuresti oluline see, et Välisministeerium oma välisesinduste kaudu ja Siseministeerium pakuksid infot, mis on seotud Eestis elamisega ja elamisse asumisega. Ning eelkõige see info kättesaadavus just e-kanalite vahendusel on oluline. Nüüd, kui inimene on Eestisse juba elama asunud, siis me tegelikult siin saame rääkida 8 erinevast ministeeriumist, kes kõik neid teenuseid pakuvad ja lõimumisteekonnal me saame jagada mõtteliselt 2 osaks ehk et esimene etapp on siis kohanemine, kus siis me näeme seda, et 5 aasta jooksul saadakse esmased teadmised sellest, kuidas Eesti ühiskonnas toimida, kuidas meie riik toimib, mis on meie kultuurilised eripärad, kuidas tegelikult siseneda tööturule, haridusele ja nii edasi. Ning pärast 5 aastast me räägime juba lõimumisest ja riigiga sideme pikemaajalisema ja tihedama sideme loomisest. Nüüd, meil on olnud pikka aega sellised stereotüübid, et kui me räägime lõimumisest, siis me räägime venelastest. Või kui me räägime uussisserändajatest, siis me räägime süürlastest. Paraku see pilt on olulisel määral kirjum, ehk et siin lõimumise valdkonnas me stereotüüpe luua ei saa, sest et Eestis meil elab hetkel üle 190 erineva rahvuse ning kõikide nende taust ja eripära, nende kultuuriruum, kust nad on tulnud, on erilised ja eripärased ning ka loomulikult see põhjus, miks Eestisse on elama asutud, on inimeste puhul sageli erinev. Ning siin kindlasti me peame rääkima ka mitte ainult siis nendest, kes on siia just elama asunud erinevate rändeliikide või rändepõhjuste tõttu, vaid ka nendest, kes siin on olnud pikka aega, ehk et me räägime siin vähelõimunutest. Me räägime siin ka Eestisse tagasipöördujatest, kes on jätkuvalt oluline ja kus me näeme, et Eestisse tagasipöördumine on järjest olulisem meie Eesti kodanikene, kes on siin viimaste aastate jooksul läinud elama enamasti kas Soome, Suurbritanniasse või siis mõnda muusse riiki. Ning tegelikult tagasipöördujate puhul me peame arvestama sellega, et Eestisse naasmisel nendel on samasugused mured nagu ka uussisserändajatel. Ehk et jällegi, kuidas oma lapsele leida sobiv kool või lasteaed, kuidas tööle asuda, kuidas leida endale arst ja nii edasi. Et seega kindlasti tuleb tagasipöördujatesse suhtuda väga hoolsalt, nii nagu kõikidesse meie sihtrühmadesse. Ning loomulikult ka lõimumine, siin on olnud eelpool juttu, et lõimumine ei ole ühepoolne protsess, lõimumine on kahepoolne protsess ning eestlaste endi osalemine lõimumises on ülioluline. Ehk et see, kuidas ja mil moel me inimestega suhtleme, kui avatud me oleme ja kui hoolivad ja tähelepanelikud me nende suhtes oleme, seda kiiremini lõimutakse, seda kiiremini ka ühiskonnas kohanetakse. Et seega see sihtrühm lõimumise kohanemise valdkonnas ei ole pelgalt 1 või 2 grupi põhine, vaid see on lai. Ja siin see teebki võib-olla kohalike omavalitsuste puhul selle teenuste pakkumise keerukaks, ehk et kuidas jõuda igaüheni, kuidas tegelikult pakkuda igale ühele just seda teenust, mida tema konkreetselt vajab. Nüüd siin on ka üks pilt, mis iseloomustab siis seda teenuste pakkumise paljusust, ehk et meile teadaolevalt on neid erinevaid teenuseid, mis on lõimumise ja kohanemise valdkonnas üle 90 ning siit pildilt on ka näha, et nad jagunevad siis 8 erineva ministeeriumi vahel, kuid põhivastutus nüüd lõimumise ja kohanemise valdkonna eest on ja lasub Kultuuriministeeriumil ning see muudatus tegelikult ei ole just ammune, ehk et alates 1. maist on siis Vabariigi Valitsus võtnud vastu otsuse, et seni Siseministeeriumi poolt koordineeritud kohanemispoliitika toodi siis üle Kultuuriministeeriumi haldusalasse. Ja see tagab tegelikult selle, et need lõimumis- ja kohanemisteenused ja seda poliitikat on võimalik
veel süsteemsemalt, veel suurema sünergiaga koos arendada ning jätkuvalt ikkagi jäävad siin neid teenuseid toetama nii Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, loomulikult Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Välisministeerium ja siin hulgas ka justiits. Ehk et tegelikult need teemad ja puutumused on meil jätkuvalt siiski väga erinevate ministeeriumitega seotud. Nüüd ehk, et kui me oleme vaadanud seda tausta, et suuremad väljakutsed on seotud just eesti keele oskuse ning ka erineva päritolu või rändeliigiga, siis ja me teame, et meil on hästi palju erinevaid teenuseid, et kuidas siis tegelikult nüüd kohapeal kohalik ametnik, kes siis puutub kokku sihtrühmaga, et kuidas siis leida see sobiv ja õige teenus, kuidas ikkagi tagada see, et inimene saaks talle vaja minema informatsiooni kätte ja saaks osa ühiskonnast. Nüüd lõimumise poole pealt me peaksime tegelikult ütlema siis seda, et loomulikult ametnikena me teeme tööd igapäevaselt ja me ei sildista ju inimesi ehk, et kust ta on tulnud, mis ta on tulnud ja me tegelikult võib-olla ei pruugigi igapäevaselt teadvustada, et see töö, mida me teeme, aitab kaasa kohanemis- ja lõimumispoliitikale sujuvale elluviimisele siin Eestis. Ja see, mida ka eelpool täna on öeldud, et ehk et lõimumine on kahepoolne protsess, et ta on pikaajaline protsess ja ta on vastastikune protsess, et see tegelikult eeldab seda, et ikkagi mõlemad pooled soovivad siia panustada ja kindlasti on oluline see, et see protsessi pikaajalisus ehk et tegelikult selles valdkonnas me tulemusi kohe ei saavuta. Ja siin on oluline ka tagada tegelikult see, et see oleks ikkagi järjepidev, et need inimesed, kes on meie omavalitsuse territooriumil, siiski oleksid järjepidevalt nii-öelda hoitud ja et nendel oleks ka ikkagi see teenuste jada siiski pakutud. Ehk et kui on ikkagi näha, et inimene on mingisuguses valdkonnas edenenud, et ta suunata järgnevatesse teenustesse, et ta ikkagi tuua rohkem meie kultuuriruumi, et ta tuua rohkem meie ühiskonda. Ning see, mil moel ja mis teenuseid välja töötada, sõltub loomulikult igast kohalikust omavalitsusest ise. Nüüd, mida siis tegelikult teha, mis need soovitused on? Ja kohalikud omavalitsuste puhul tõepoolest on see teema, et mida siis me teha saame. Et esmalt on siis vaadata üle need teenused, mida me praegu pakume. Ehk et kas need vastavad sihtrühma vajadustele, kas nad on ajas muutunud, kas need teenused peaks olema rohkem, vähem, kas see keel, milles me neid pakume, et kas see aitab kaasa. Loomulikult on oluline see, et see koostöövõrgustik, koostööpartnerite ring oleks lai ja võib ka olla niimoodi, et me mõnes omavalitsuses see sihtrühma hulk on väike, meil ei ole kogemust, siis võib-olla on mõistlik vaadata naabervalda või teha siis koostööd teiste omavalitsustega, et kaasata nende teadmist, et vaadata, mida siis on tegelikult eelnevalt tehtud ja kas nendel on olnud ka tulemuslikkust või siis pakkuda koos sihtrühmale mingisuguseid teenuseid välja, et siin mõneti võib olla raske neid mudeleid välja pakkuda või siis neid teenuseid välja mõelda, et siin kindlasti mõistlik oleks hoida, luua erinevaid koostööpartnereid või koostööplatvorme või koostöökogusid ning mida tegelikult võiks siia juurde ka öelda see, et kui on ikkagi võimalus, siis võiks kaasata ka sihtrühma esindajaid nende teenuste väljatöötamisse või vajaduste kaardistamisse kohe kindlasti. Nüüd see, mida me näeme ka lõimumise valdkonnas hästi oluline, on kommunikatsioon ja inforuum ning inforuumi puhul meil on hea meel tõdeda seda, et vaadates viimase integratsiooni monitooringu tulemusi, siis me näeme, et usaldus kohalike omavalitsuste infokandjate osas on väga suur. Et meil on järjest rohkem hakatud vaatama ETV+ ja seda tegelikult nii venekeelset osa eelkõige just portaalides ja ka ingliskeelset osa, aga hea meel on tõdeda, et meie sihtrühm usaldab seda informatsiooni, mida kohalikes omavalitsuste ajalehtedes väljaannetes pakutakse ja ka koduleheküljel olemas on. Ning kohalikul tasandil, mida siis tegelikult saab teha, on see, et aidata siis kaasa, et tekiksid kontaktid, et need inimesed ei jääks üksinda. Et see, kuhu neid kaasatakse, oleks hästi läbimõeldud ja loomulikult me näeme siin seda, et meie raamatukogude, rahvamajade roll
inimeste kaasamisel tegevustesse ja tegelustesse on hästi oluline ja tegelikult see on selline loomuline keskkond, kus neid kontakte võiks luua. Nüüd ühest küljest riigil on ootus kohalike omavalitsuste suunas, teisalt on ka kohalikul omavalitsusel riigi suunal ootust ja me tegelikult ju teame ka seda, et kohalik omavalitsus ehk et kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel siiski on see organ, kes ise korraldab ja ise seda elu ka kohapeal juhib ehk et see roll ja vastutus mõneti on kohalikul omavalitsusel endal olemas ning siin see mõte ongi selles, et kohapeal ikkagi ise kaalutakse, ise plaanitakse, ise kaasates oma elanikkonda neid teenuseid ka välja töötatakse. Nüüd see, mille alusel kohalik omavalitsus töötab, on loomulikult seadusest tulenev ja siis ka või on siis riigi poolt, eks ju, antud mingid konkreetsed ülesanded, on see siis halduslepingu või siis mingi muu seaduse alusel. Otseselt lõimumis- ja kohanemisteenuseid ei ole seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeks ehk et see poliitika kujundamine, rakendamine ei ole kohaliku omavalitsuse ülesanne, kuigi teenused, mis on seotud nii hariduse, sotsiaalpoolega, on kohaliku omavalitsuse ülesanne ja siin tegelikult ma arvan ka, et kõik omavalitsused siiski ongi pakkunud teenuseid sõltumata sellest, kust see inimene on tulnud või mis on tema eesti keele oskus. Nüüd, olles siin eelnevalt maininud seda, et kohalike omavalitsuste kaasamine on olnud meie jaoks hästi oluline poliitikate kujundamisel, siis kohalike omavalitsuste endi poolt kasvas välja vajadus luua selline juhendmaterjal, mis oleks kohalikele omavalitsustele abiks just kohanemis- ja lõimumisteenuste pakkumisel. Ning selline materjal siis koostati eelmisel aastal ja selle materjali maht on circa 30 lehekülge ning seal on väga hästi kirjeldatud kõik see, kuidas ja mil moel on lõimumispoliitikat Eestis ellu viidud, siin hulgas ka kohanemispoliitikat, kuidas seda on juhitud, mis on need erinevad organid, missugused platvormid on loodud näiteks meie rahvusvähemustele, missugune platvorm on eraldi loodud romade lõimumise toetamiseks. Siin on ära toodud erinevad mõisted, mida me selles valdkonnas kasutame. Siin on ära toodud ka erinevad praktikad ja ka viited sellele, kuidas ja mis moel on Euroopa Liidu tasandil lõimumispoliitikat kujundatud ja mis organid on selleks loodud, et seda ka seirata. Samuti on siin hästi palju näiteid selle kohta, mida on erinevates omavalitsustes tehtud, et sihtrühmale teenuseid pakkuda, mis platvormid on loodud, Tallinn, Pärnu on siin näitena, Tartul on siin näitena toodud ja tegelikult on siin ka lõpus toodud väga pikk nimekiri sellest, mis teenused on olemas, kelle poole võiks pöörduda ja ka kontaktid. Et täna siin tuleb tutvustamisele selline keskkond nagu Linda, mis on ka väga suureks abimeheks, kus teenuste ja ka valdkondade lõikes on väga lihtsasti võimalik leida erinevaid organisatsioone, kes nende teemadega tegelevad. Ja samuti selles materjalis on need ka olemas. Nüüd, kust seda juhendit leida? Meil on siis olemas nii Kultuuriministeeriumi kodulehekülg kui siis ka Eesti Vallade ja Linnade Liit, kust need siis leida võib. Siin on praegu nüüd siis me oleme Kultuuriministeeriumi koduleheküljel ja kui selle lehekülje allapoole liikuda, siis me leiame sealt ka selle juhendmaterjali. Nii, et kui me liigume siit allapoole, et siis tegelikult tulebki siin üks lõik, kus on siis koostöö kohalike omavalitsustega ja siin allpool on siis link sellele materjalile. Nii, ja sealt ta paistabki see materjal. Ehk et on teda soovitav selles mõttes tõesti lugeda ja ka vaadata, et seal on samuti juhised sellest, et kuidas analüüsida hetkeolukorda, et millistest sammudest üks planeerimise etapp võiks koosneda ja selline koondmaterjal lõimumisvaldkonnast KOV-idele on meil seal olemas. Sellega ma oma väikese sissejuhatuse lõimumisvaldkonda ka lõpetan, ehk siis meie omavalitsustes pilt on kirju. Meil on neid teenuseid, mis on sarnased ja vajadusi, mis on sarnased, aga siiski igal omavalitsusel on oma eripära ja oma sihtrühmast, just eelkõige just sihtrühmast tulenev eripära, mis tõttu on soovituslik suhelda naabervaldadega, teha koostööd, uurida, mis kogemus on teil olnud
ja kaasata sihtrühma tegevuste planeerimisse, kui see vähegi on võimalik. Ma soovin teile kõigile toredat päeva jätku. Väga praktilisi näpunäiteid on tulemas, väga praktiliste infomaterjalide tutvustamist on tulemas. Seega päev on põnev ja pikk ning päeva lõpus on ka need töörühmad, kus me ootame teilt järjekordselt tagasiside, sest et valdkonna planeerimine läheb jätkuvalt edasi ning Euroopa Liidu vahendid on järgmisest aastast avanemas ning ka siin jällegi kohalikul omavalitsustel on oma roll kanda ning riigi suhtumine ei ole pelgalt ainult selles, et me nii-öelda ootaks, et kohalik omavalitsus kangesti asju ise ette võtab, vaid ka tegelikult seekord me saame reaalselt ikkagi ka rahaliste vahenditega teenuste elluviimist toetada. Soovin teile kõigile kena päeva jätku ja loodetavasti kohtumiseni Valgamaal.